Tere pühapäeva hommikust, kallis armas Järvamaa Kristliku Keskuse kogudus ja kõik, kes veel juhtuvad nägema seda videot. Me räägime siis täna hommikune Jumala sõna või meie sõnum siis, mis on määratud selleks, et kogudust üles ehitada, on siis meil siin otse teleekraanidel või telefonides, kus iganes te siis vaatate ja kuulate. Aga palume esmalt, sest Jumal kuuleb palveid, kui koos palutakse, siis ta vastab, ta liigub. Ja me täname Jumalat, et ta avab meie südamed, et me võiksime tõesti vastu võtta selle sõna, sest kui me südamed on avatud, Jumal saab meid kõnetada. Kui me samal ajal mõtleme erinevaid teisi mõtteid, siis on Jumalal väga raske kõnetada meid sellepärast, et see on nagu telefon, keegi helistab meile ja siis samal ajal me mõtleme teisi mõtteid. Ja sul on keeruline kuulata, mis seal on, seepärast me tähelepanu on kuskil mujal. Jumalaga on samamoodi, et me tähelepanu peab olema Jumala sõnal, Jumalal, siis ta saab meisse rääkida. Aga lihtsalt taevan isa, me täname sind selle sõna eest. Sa tead, millest inimesed on läbi minemas praegusel ajal ja me täname sind, et see sõna on üles ehitamiseks, kinnitamiseks, julgustuseks ja me täname sind, selles sõnas on vägi teha inimeste ihud terveks, vabastada neid depressioonist, ja tuua nad rõõmu ja rahu sisse. Me täname sind, et sinu sõna teeb seda. Me täname sind, et sinu sõna kannab endas väge, mis toob esile vaimuande ja see on ka, mida me usume. Jeesuse nimel siis. Tahaksin täna rääkida natukene teemal, mis puudutab usku järjepidevust, sest sageli vahel mõtled, et miks inimesed nagu ma palusin ja näed vastust nietu. Luuka 8.11 Jeesus rääkis tähendamissõna külvajast. Ja kui jüngrid olid ära kuulnud selle tähendamissõna, mille Jeesus oli edastanud siis inimestele, kes teda kuulasid, tulid nad tema juurde ja küsisid, et Jeesus, et seleta meile ära, mida sa sellega mõtlesid. Seleta selle tähendamissõna tähendus. Ja siis Jeesus siin annab selgituse, mida ta mõtles sel ajal. Ent tähendamissõna on seeme on Jumala sõna. Teie äärsed on need, kes kuulevad. Pärast tuleb kurat ja võtab sõna ära nende südamest. Et nad ei usuks ega saaks õndsaks. Kaljupealsed on need, kes kuulevad sõna rõõmuga vastu võtavad, kuid neil ei ole juurt, ajutiseks nad usuvad ja kiusatuse ajal nad loobuvad. Mis ohakate sekka kukkus, need on need, kes kuulevad ja lähevad ära ning lämbuvad muredest ja rikkusest ja elu lõbudest ega kanna valmis vilja. Aga mis on heas maas, on need, kes sõna kuulevad kaunis ja heas südames peavad ning kannavad vilja kannatlikkuses. See on huvitav asi, et Jeesus rääkis selle tähendamissõna ja ta tegelikult viitab erinevatele ajaperioodidele, sellest hetkest, kui inimene sõna vastu võtab ja sellest hetkest, kui see saab ilmsiks. Me teame lugu Jeesusest, kuidas ta sündis, ta oli Maaria sees, Maaria võttis sõna vastu, kandis 9 kuud seda sõna oma südames ja Jeesus sündis ilma. Ja siin ta ütleb, et teie äärsed on need, salm 12, kes kuulevad, pärast tuleb kurata. Niipea kui see inimene kuulis, niipea kui nad kuulsid, koheselt oli kurat platsis. Mõni ütleb, et kuidas ma tean, et kurat tuleb. Kurat ei tule meie vastu selline vikingite müts on peas, kus need sarved on püsti siin ja pusa on seljas ja punaste tähtedega on peale kirjutatud siia kurat. Ta ei tule meile jaluta tänava peal niimoodi vastu ja me tunneme, näed, seal ta on see või seal. Ta on kaval ja see erinevatel viisidel. Ta tuleb, siin on näha, et ta tuleb elu olukordade läbi, ta tuleb ka ja otse võtab südamest ära. Inimesed loobuvad, mõtled, see on jama, see ei saa olla reaalne. Erinevad viisid, kuidas ta tuleb. Ja see suurim lahinguväli on meie kahe kõrva vahel. Ja teie äärsed on need, kes kuulevad pärast, tuleb kurat ja võtab sõna ära nende südamest. Põhjus on, et nad ei usuks ja saaks õndsaks. Kurat teab väga täpselt, et kui me usume, me hoiame kinni, siis me saame selle vastuse. Ja see on niivõrd selgelt välja toodud siin. Salm 13 ütleb, kaljupealsed on need, kes kuuldes sõna rõõmuga vastu võtavad. Nad kuulevad seda, nad on niivõrd põnevil. Vau, mul on lootust, ma saan palve vastuse, need on nii põnevil, nii väga põnevil. Ja siin ütleb, et nad on rõõmsad, see toodab rõõmu nende elus. Kuid neil ei ole juurt, ajutiseks. Ta räägib jälle ühest ajaperioodist, mis on natukene pikem kui kohe. See on ajutine ja nad usuvad ja kiusatuse ajal nad loobuvad. Jeesus ütles väga konkreetselt, et see otsus loobuda sellest või loobuda, ütleme, sõnast või lasta lahti, see tuli inimeste poolt. Mõni inimene võib-olla ta seisab usus tervise suhtes, ta on palunud Jumala käest, et Jumal tee mind terveks. Ja siis ta mõtles, näed, järgmine päev tõusis püsti, midagi juhtunud.
Ja ma räägin ühe tunnistuse, tegelikult oli ühe mehega, kellel olid tõsised seljaprobleemid, et ta läks kogudusse, ta oli talupidaja, tema eest palvetati ja mis toimus oli see, et ta sai täielikult terveks. Paar nädalat ta toimetas, kõik oli korras ja siis ühel päeval ta mingisuguses sundasendes oli tööd teinud ja tõusis püsti ja seljast lõi valu läbi. Ja ta ja siis tuli see mõte ta pähe, näed, päriselt ei toiminud ikkagi on haigus tagasi. Mis toimus oli see, et ta ei hoidnud kinni, ta lasi lahti sellest sel samal hetkel, kui see valu teda tabas. Ja siis ta läks kogudusse tagasi rääkides sellest. Ja ta muidugi õpetust, kus kohas öeldi, et see, kuidas sa pead reageerima, on see, et sa ütled, Jumal, ma tänan sind, ma olen terveks saanud ja see valu lahkub. See lahkub. Ja siin ütleb niimoodi, mis ohakate sekka kukkus, need on need, kes kuulevad ja lähevad ära ning lämbuvad muredest ja rikkusest, elulõbudest ega kanna valmis vilja. Me näeme, et erinevad asjad tulid, erinevad asjad tabasid inimest ja just nimelt need välised asjad, et mure tuli esile, erinevad sellised asjad, mis üritasid neid siis tõmmata sellest sõnast või palve vastusest eemale. Nii et ma julgustan meid kõiki, kes me seisame usus erinevate asjade suhtes oma elus, kes usub, et asjad meie riigis muutuvad, mõned usuvad, et finantsolukord muutuvad, inimesed usuvad, et Jumal sekkub nende ettevõtmistesse, et ettevõtmised võiksid vilja kanda, vallalised usuvad, et nad võiksid abielluda. Need osad usuvad, et nad võiksid lapsed saada. Seal on erinevad vajadused inimeste eludes, nii palju kui on inimesi, on erinevaid vajadusi. Aga see sõna siin ütleb, et kui me leiame kannatlikult kinni sellest sõnast ja me usume Jumala tõotustesse, siis me saame seda, mida ta on tõotanud meile. Üks väga hea näide piiblis on Luuka 18. peatükis, kus kohas Jeesus valis ühe näite elust ja see on lesknaine. Lesknaisel oli vaja, et keegi teda aitab, ta teadis õiguseid ja selles mõttes on ta huvitav lugu, et meile on ka Jumal andnud tõotused. Jumal on andnud meile oma sõna ja me peame nõudma seda, et need asjad tulevad esile meie elus. Kui me oleme passiivsed, me ei saa vastuseid, me võime lugeda neid asju või suhtuda sellesse piiblisse nõnda nagu see on juturaamat või mingisugune põnev tekstiraamat või ajalooraamat ja sinna see asi jääb. Aga kui me suhtume sellesse, kui Jumal, see on elu käsiraamat ja hakkame praktiseerima seda, mis siin kirjas on, siis me hakkame nägema tulemusi. Luuka 18 siis ütleb nõnda, aga ta ütles neile tähendamissõna, selleks, et alati tuleks palvetada ja mitte tüdida. Nii et Jeesus õhutas, see on see palve ei ole pühapäevaks ainult, vaid see on see pidev, see eluliin, kuidas Jumala varustus tuleb meile. Ja üks huvitav asi on see väsimus või tüdimus on see, millest inimesed vahel võivad loobuda, et nad ei ole elavas kontaktis. See eluliin või see eluvool ei ole korras seetõttu, et nad nii-öelda katkestavad palveelu. Ja ta ütles, ühes linnas oli kohtunik, kes ei kartnud Jumalat ega häbenenud inimesi. Samas linnas oli ka lesknaine. See tuli ta juurde ja ütles, kaitse mu õigust mu vastase vastu. Ja kaua aega ta ei tahtnud. Ja siin on välja toodud jälle üks ajaperiood, kaua aega. Kaua aega ta ei tahtnud, kuid pärast ta mõtles iseeneses. Ehk ma küll Jumalat ei karda ja inimesi ei häbene, siis ometigi, kuna see lesk mind tüütab, muretsen ma temale õiguse, et ta viimaks ei tuleks ja mulle näkku ei lööks. Siis ütles issand, kuulge, mida see ülekohtune kohtunik ütleb. Kas siis Jumal ei peaks muretsema õigust oma äravalitu üle, kes tema poole kisendavad ööd ja päevad? Kas ta peaks viivitama neid aidates? Ma ütlen teile, küll ta peatselt muretseb neile õiguse. Siiski, kui inimese poeg tuleb, kas ta leiab usku maa pealt? Jeesus seletab midagi huvitavat, mida ta lõppu ütleb ja ütles, et kui ta tuleb maa peale tagasi, see on, mida ta otsib, on usku. Ja ta viitab selle naise järjepidevuse peale käimise peale, nimetab seda usuks. Ja samamoodi on meie eludes, meil on vaja arendada seda ala oma elus, kus kohas me oleme Jumala sõnaga väga, väga järjepidevad. Kui me tahame näha vastuseid Jumala sõnas, kui me tahame näha tõepoolest, nõnda nagu piibel räägib Danielist, mees, kes luges prohvet Jeremia profeteeringut, mis rääkis siis Iisraeli vangisoleku aja kohta. Ja see mees hakkas väga innukalt Jumalat otsima, sellepärast, et ta nägi, et aja parameetrid olid jõudnud sinna, kus kohas see rahvas pidi tegelikult vaba olema. Ja ta oli väga järeleandmatu selles suhtes, nii kaua kui ta sai oma vastuse kätte.
ja Jumal ei ole asjata pannud selliseid näiteid piiblisse, seepärast et loomu poolest kuna me elame kahes reaalsuses, meil on nähtamatu reaalsus, meil on see füüsiline reaalsus, kus ma katsun siin oma pluusivarukat ja näed, ma tunnen seda. Ja samas on see nähtamatu reaalsus, see on see need mõtted ja need tunded, mis on minu sees. See on see teine reaalsus ja vahel, kui me vaatame liiga palju seda välist reaalsust, mis võib toimuda, on see, et me sõidame nii-öelda, kirjutame üle selle reaalsuse, mis on Jumala sõnas ja mis on tegelikult meie südametes. Et selle usurännaku jooksul on üks huvitav asi, kui me nii-öelda sel hetkel, kui me seisame, hoiame kinni nendest asjadest, nendest tõotustest, mis Jumal meile on andnud, me peame olema väga valvsad selle informatsiooniga, mis tuleb meieni. Ja ma loen Markuse 5. peatükist alates salm 21 ühe loo, mida te paljud olete kuulnud. Ütleb, ja kui Jeesus paadiga jälle sinnapoole kaldale oli jõudnud, kogunes palju rahvast tema juurde ja ta oli mererannas. Siis tuleb üks koguduse koja ülemaid, Jairus nimi, langeb teda nähes maha, jalgad ette maha ja palub teda väga ning ütleb, mu tütreke on hinge vaakumas, ma palun, et sa tuleksid ja paneksid oma käed tema peale, et ta saaks terveks ning jääks ellu. Ja ta läks temaga ja palju rahvast käis tema järel. Seal on vahepeal on sinna sisse poogitud teine lugu, kus koos kogu selle rännaku jooksul või selle loo keskel tuleb üks veritõbine naine, kes saab aru, kes usus puudutab Jeesust, saab terveks ja Jeesus ütleb talle, et sinu usk on sind aidanud, sa oled vaba oma haigusest ja vaba oma vaevast. Nii et see, kuidas ta sai sellest vaevast lahti, oli usu läbi. Sa võid pärast kodus seda lugeda, tähendab, kui sa oled praegu kodus, siis sa võid kohe lugeda. Salm 34 läheb see lugu edasi. Jeesus laulus nii. Salm 34, Jeesus lausus, aga talle tütar sinu usk on päästnud, mine rahuga ja ole terve omast vaevast. See oli see, mis ma tahtsin öelda enne. Nüüd ütleb, kui ta alles rääkis, tulid mõned koguduse koja ülema perest ning ütlesid, su tütar on surnud, mis sa õpetajat veel tüütad. Karm uudis, karm reaalsus, mis tabas teda. See mees on koos Jeesusega minemas kodu poole, et Jeesus tuleks ja paluks seda, aga uudis tuleb kodunt. Tänasel päeval tuleb uudiseid igalt poolt, sa teed telefoni lahti, igasuguseid uudiseid tuleb. Igasuguseid uudiseid tuleb meile läbi interneti, läbi inimeste arvamuste, asjade suhtes, meie elu suhtes. Üks tark inimene ütles ükskord niimoodi, et sageli et inimesed teavad, kuidas ma pean elama, aga nad on probleemides selle suhtes, kuidas ise elada. Nii et selliseid nõuandeid võib ka meie ellu tulla. Ja siin ta ütleb, et aga Jeesus jättis, salm 36, jättis tähele panemata, mida räägiti ja ütles koguduse koja ülemale, ära karda, usu vaid. Me näeme seda väga selgelt, et see sõnum, mis tuli selle usuteekonna jooksul, see oli määratud, et teha teda araks ja välja tõmmata teda usust. Nüüd, mis juhtub inimesega, kes kuuleb seda ja hakkab mõtisklema nende asjade peale, toimub see, et astub välja usust, ja ta ei saa seda vastust või see, mille pärast on, siis see mees konkreetselt pöördus Jeesuse poole. Või sellepärast kui me palume Jumala poole, oleme Jumala poole pöördunud ja inimesed ei saa vastust, seepärast nad hakkavad kartma ja nad ei usu. Aga siin nad lähevad edasi. Ja ütleb, ja ta ei lasknud kedagi tulla ühes enesega, kui vaid Peetruse, Jakobuse, Johannese, Jakobuse venna. Ja nad tulevad koguduse koja ülema majasse ja näeb käratsemist, nutjaid ja ulujaid. Ja sisse minnes ütleb ta neile, miks te käratsete ja nutate, laps ei ole surnud, vaid magab. Ja nad naersid teda. Aga kui ta kõik oli välja ajanud, võtab ta enesega lapse isa ja ema ja enese juures olijad ja läheb sinna sisse, kus laps maas oli. Ja lapse käes kinni hakates ütleb ta temale, talita kuum. See on tõlgitult, neitsike, ma ütlen sulle, tõuse ülesse. Ja seda maid tõusis neitsike ülesse, kõndis, ta oli juba 12 aastat vana ja nad ehmusid üliväga. Ja ta keelas neid kangesti, et keegi seda ei saaks teada ja käskis tütarlapsele süüa anda. Nii et see ime sündis, nõnda, et see ime oleks võinud aset leida selle jaoks, selle usurännaku jooksul. Jeesus jättis tähele panemata, mida räägiti ja nad ei tohtinud lasta kartust oma südamesse. Jeesus ütles, et ta jättis meile jäljed või need usujäljed, et me võiksime käia ja elada selle järgi. Ja ma mäletan, ma olen oma elus on mitmel korral palve vastused, asjad on lihtsalt õnnestunud, sellepärast pannes tähele või lihtsalt praktiseerides seda, mis siin ütleb, aga Jeesus jättis tähele panemata, mida räägiti.
või see info või negatiivne, et mitte ennast välja rääkida siis usust ja mitte astuda hirmusfääri. Jumal võib teha imesid ja ma olen kuulnud, nii paljud inimesed on rääkinud kuidagiviisi läbi meie maa ja läbi teiste riikide inimesed räägivad sellist asja, et nad on täiesti veendunud. 2021 on imede aasta ja ma usun seda, aga et näha imesid, me peame olema järjepidevad, nagu see lesknaine oli, ja me peame olema inimesed, kes selekteerime, mida me kuuleme, mida me ei kuule, et me ei laseks mitte mingisugusel asjal tõmmata ennast usust välja ja ennast kartuse sfääri. Mul on siin kaks magnetit. Klõpsti, on kinni. Magnetitel on huvitav omadus, nad loovad magnet välja enda ümber ja siis nad tõukavad eemale või tõmbavad ligi. Tõukejõud ja tõmbejõud on siin olemas. Ma mäletan, kui ma olin väike poiss, isaga koos, ta võttis mind kaasa, kunagi ta oli autojuht aastaid tagasi, 10 aastat tagasi juba. Ja ma olin vist 6-aastane, kui ma ei eksi. Ma mäletan, me läksime ükskord ühte metallikoormat ära viima kuhugi sadamasse, minu meelest, kui ma ei eksi. Ja ma mäletan, väikse poisina ma olin näinud pisikesi magneteid, nendega sai plaks kinni võtta siis neid kas nõela või ema otsis vahel nõela vaiba seest, leidis sellega üles. Need olid väiksed magnetid. Aga kui me olime jõudnud sinna asutusse, kuhu me tol hetkel läksime, siis ma nägin midagi enda jaoks, midagi väga üllatavat. Ma polnud kunagi midagi sellist näinud, oli see, et suur kraana, mille küljes oli magnet, siis sõitis selle kasti kohale ja tõmbas tohutu jõuga suure koorma metalli sealt välja, suure hunniku. Ja ma noore poisina vaatasin, et ma pole midagi sellist näinud, nii maagiline tundus kuidagi viisi. Aga see on see, et selles magnetis on vägi tõmmata teatud asju ligi ja teatud asju eemale tõugata. Ja sama on meie sisemine inimene. Me võime tõmmata väga tugevalt, mida tugevamaks saab meie vaim, seda tugevamalt me hakkame tõmbama asju ligi oma ellu, häid asju, ja sama hästi, kui mida tugevamaks me muutume, seda tugevamalt me hakkame eemale pressima või surume asju, mida meil ei ole vaja meie ellu. Jeesus ütles, kui ta ilmus jüngritele, et võtke vastu püha vaim. Seal oli otsus, mida nad pidid tegema, nad pidid ta vastu võtma. Et jah, Jumal, ma võtan vastu. Ja seal on aeg, kus kohas me peame hülgama asju või nagu vastu seisma. Nõnda nagu ütleb samamoodi selle Vaaro poja staatuse. See oli midagi, millest ta loobus, ta lükkas selle asja endast eemale ja vahel me peame oma elus ka tegema valikuid, kus kohas me peame lükkama teatud asjad eemale ja õiged asjad nii-öelda omandama. Aga vahel mõtlen, et kuidas see magnet siis toimub ja vahel me võime, küsimus on, mida me räägime ja mida me usume. Vahel, kui me isegi iseennast kuulame või tähele paneme nii-öelda, kujutame ette, et ma olen see keegi teine inimene, kuulab kõrvalt, mida ma räägin, siis me võime üllatuda, kas sealt tuleb head esile või tuleb halba esile. Jeesus ütles Luuka 6:45, hea inimene toob esile head südame heast tagavarast ja halb inimene toob esile halba oma südame halvast tagavarast, sest mida süda täis, sellest suu räägib. Nii et kui me tahame tõmmata asju, häid asju oma ellu ligi, me peame rääkima õiged asju. Ja see on väga oluline, kui me oleme selles usuperioodis, et kas me näeme seda, et vastus on kohal. Piibel ütleb läbi prohvet Jesaja, et Jumal kuulutab aegselt ette asju, mis veel ei ole sündinud, ta juba räägib neid ette. Ja sama asja saame meie oma elus teha. Piibel kasutab Abrahamina suureks näiteks meie eludes. Või keda vaadata, kelle peale vaadata, et mees, kes tõepoolest uskus midagi, mida Jumal oli talle rääkinud, Jumal oli ilmutanud talle, et ta siiski saab endale füüsilised järeltulijad, olenemata sellest, milline oli tema väline olukord. Huvitav asi, milleks ma tahan meid kõiki julgustada, on see, et me uuendaksime oma meelt, seepärast kui me tahame käia imedes, me tahame näha asju, mida Jumal tooks esile meie elus, asjad, mida me oleme piiblist näinud, selle jaoks me peame oma meelt uuendama. Sellest Jumal kõnetas Abrahami ja see oli väliselt, ta oleks võinud mõelda, see on vale aeg, millal Jumal minuga hakkab rääkima just nimelt nendel teemadel, et ma olen piisavalt eakas, ta kindlasti ei kõneta ega räägi mulle nendest asjadest. Aga me võime olla üllatunud, kui me süda on avatud Jumala ees, ütleme, et Jumal, siin ma olen, kõneta mind, räägi mu südamesse, mida kõike ta võib meile rääkida. Ja me võib-olla mõtlesime, kas Jumal äkki on, kas sa ei näe, et ma olen sellises olukorras oma elus või Jumal, kas tõepoolest, kas see olukord minu elus, vaata reaalsust, kuidas need asjad välja paistavad.
Jumal ei vaata seda reaalsust, Jumal vaatab oma sõna ja oma ilmutatud tahte reaalsust ja kui ta räägib meiega, siis ta vaatab meie peale kui inimeste peale, kes on Kristuses ja nad on tohutu usk ja potentsiaal meisse. Tal on tohutu usk ja potentsiaal igasse ühte meisse ja ta tahab seda potentsiaali esile tuua meie sees ja vahel me isegi elus lähme erinevatest olukordadest läbi, seepärast Jumal näeb seda potentsiaali meie seest ja ta tahab seda Kristuse elu meie seest välja tuua. Apostel Paulus mõistis seda ja ta tegi koostööd Jumalaga, ütles, ta on sageli raskustes, sageli sellistes ebameeldivates olukordades, et Kristuse elu tuleks minu sureliku ihu elu läbi esile. Nii et kui me satume vahel keerulisematesse olukordadesse, see on aeg, et vaadata Jumala peale ja lasta sellel Jumala elul enda seest välja tulla. See kirjutasin sellise mõtte siia välja, et distsiplineerides oma mõtteid ning rääkides õigeid sõnu, meie vaim muutub tugevamaks. Ja see on väga vajalik, et me saaksime elada võidukat elu, et me näeksime neid asju, mida Jumal on rääkinud meile. Võib-olla aastakümneid tagasi käisite võib-olla piiblikoolis, kuulsite asju, olite nii põnevil nende asjade suhtes, ma lähen teen seda, teist ja kolmandat ja nüüd te vaatate oma elu ja mõtlete, et samamoodi mina vaatame oma elu ja mõtleme, et kas ma saan neid asju tegema. Aga Jumal ei muuda oma tõotusi, Jumal ei muuda neid asju, mida ta on tõotanud ja millest ta on tema unistuste suhtes, mida ta tahab meie suhtes siis esile tuua. Nii et Rooma 4:18, vaatan, see on minu meelest niivõrd hea lugu, ma olen sellest nii palju ise rääkinud, nii palju mõelnud selle peale, aga see on lihtsalt eeskujulik lugu ja see mees on usu isa. Ütleb nõnda, salm 18, tema uskus üle lootuses, et ta saab paljude rahvaste isaks. Vastavalt sõnale nõnda peab olema sinu sugu. Ja ta ei läinud usus nõrraks tähele pannes oma ihu, mis oli elatunud. Oli ta umbes 100-aastane, Saara lapsekoda oli surnud. Ent Jumala tõotusest ta ei mõtelnud uskmatuses kaksipidi, vaid sai vägevaks usus. Ütleme koos, sai vägevaks usus. Täpselt see, kuidas ta sai, oli see, et ta ei mõelnud kaksipidi uskmatuses, vaid sai vägevaks usus, andes Jumalale austust. Ja olles täiesti julge selles, et Jumal on vägev tegema, mis ta on tõotanud, sellepärast see arvatigi temale õiguseks. Ja ta ütleb siit edasi ka, et aga ei ole mitte üksnes tema pärast kirjutatud, et see arvati temale õiguseks, vaid ka meie pärast, kelledele see peab arvatama õiguseks, sest me usume temasse, kes surnust üles äratas meie issanda Jeesuse, kes loovutati meie üleastumiste pärast ja üles äratati meie õigeks saamise pärast. Ja me näeme seda, et Abrahami usk sai selle rännaku jooksul tugevamaks, mitte ainult tema usk ei saanud tugevamaks, kõik tema elus, tema abielus, absoluutselt kõik see muutus. See muutus sellepärast, et see mees otsustas kinni hoida Jumala sõnast ja see mees otsustas mõelda siin üleval Jumala tõotuse peale. Et niipea, kui ta mõtles selle olukorra peale, tõenäoliselt, kui ta hommikul läks peegli ette, ta vaatas peeglist, vaatas reaalsus vastu talle ja siis ütles, kallis Jumal, ma tänan sind, sa oled andnud mulle tõotuse. Vaatamata sellele, kuidas asi paistab, sinu tõotus läheb täide, ma tänan sind selle eest ja niimoodi pannes järjest. Nii et Jumal võib teha selliseid asju meile, kui me otsustame uskuda teda. Üks viimane mõte selle asja juures tahaksin välja tuua on see, et Jumal kinnitab meid. Selle rännaku jooksul, selle ajaperioodil, kui me oleme kinni hoidmas, me oleme saanud Jumala käest sõna, me oleme võib-olla uskunud seda tõotust ja me oleme nii-öelda läbi erinevate aja minemas, läbi erinevate eluolukordadega, siis sel hetkel, selle perioodi jooksul, kui me hoiame kinni Jumala sõnast, hoiame kinni sellest tõotusest, ta tahab meid kinnitada. Ja see on, mida püha vaim on tegemas meie kõrval. Püha vaim läkitati meie juurde, et ta on tõevaim, ta juhib meid kõigesse tõtte, ta on meie kõrvalseisja, ta on meie abi. Ma mängin aeg kitarri ja kui mul on seal kitarriblokkidel on nii-öelda standby on, vahepeal on see kitarriblokk on välja lülitatud, overdrive, mingisugune nagu natukene käredam sound. Ja kui mul seda käredamat soundi on vaja, siis see kogu aeg, see on valmis seal. Niipea kui on vajutan klõpsti sisse ja tuleb sealt välja. Ja suunurgad lähevad kohe ülesse poole, kui kuuled seda heli. Ja siin ütleb, Jumala sõna ütleb ka, et püha vaim on meie kõrval seisa. Niipea kui me vajame tema abi, niipea kui me vajame temalt juhiseid, kohe ta on olemas seal. Lihtsalt peame pöörduma tema poole. 2. Thessalonika 3 ütleb nõnda.
aga issand on ustav, kes teid kinnitab ja kurja eest hoiab. Nii et ma julgustan sind koos minuga ütlema praegu, aga issand on ustav, kes mind kinnitab ja mind kurja eest hoiab. Kui me teeme Jumala sõna väga isiklikuks, ütleme, et mind hoiab, mind kinnitab, ta on ustav minule, siis seda reaalsemaks see sõna saab. Ja Jesaja 41:13 ütleb, sest mina olen Jehova su Jumal, kes sind kinnitab, kes kinnitab su paremat kätt, kes sulle ütleb, ära karda, mina aitan sind. Jumal tahab, et me ei kardaks. Jumal tahab meid aidata ja Jumal tahab meid aidata, igatepidi olla meie kõrval tänu Jumalale selle eest, et me ei pea omast jõust elus läbi minema, me ei pea nii-öelda ise enesest hakkama saama, me ei pea olema ise see tuulipoiss, vaid Jumal tahab meid aidata. Ma mäletan ühel hommikul, ma lugesin lihtsalt Hebra kirja 12. peatükki ja seal oli selline huvitav kirjakoht ja täielikult nagu kõnetas üks osa minust või mind nagu salm 12, Hebra 12:12 ütleb, sellepärast tehke jälle tugevaks lõtvunud käed ja jõuetud põlved ja õgvendage teerajad oma jalgadele, et lonkur ei väänaks jalga, vaid pigem saaks terveks. See lugu tegelikult ei räägi või see osa Piiblis ei räägi seal otseselt tervenemisest, see räägib Jumala korrigeerimistest. Jumal tahab, et me saaksime osa tema pühadusest. Me võime laulda pühadus ja Jumal, ma tahan olla püha, aga selles kontekstis ta räägib, et Jumal hakkab tegelema meiega, et tuua meid siis meie elusid sellesse pühadusse. Ja kui ma lugesin seda osa seal põlvede kohta, midagi puudutas mind. Ja see oli nimelt sellepärast, et aastaid tagasi teinud tööd nii palju põlvedele, et aeg-ajalt need tegid mulle valu. Ja kui ma lugesin seda kirja kohta, see sõna põlved ja terved põlved, et vaid pigem nii saaks terveks, see niimoodi kõnetas mind, et ma mõtlesin, et Jumal hoolib sellest asjast ja tuletab mulle meelde või kinnitab mind, et see on võimalik ja ta tahab. Ja me võime tänasel päeval käia tervises ja see on imeline, see on midagi imelist, kui sa oled avatud südamega lugemas Piiblit ja Jumal hakkab ise rääkima sulle. Vaatad tema sõnast ja ta teab täpselt, millest me elus oleme läbi minemas, ta teab täpselt, mis on ees ja ta toob võib-olla täiesti teises kontekstis midagi välja, mis muutub järsku nii elavaks. Ja vahel mõni inimene mõtleb, et kuidas see nagu elavaks muutub. Ütleme, et kui ma võtan telefoni ja seal on siis näiteks mingi kaart, mingi äpp, ma olen uues linnas, kus ma pole varem olnud ja ma ei tea, kus kohas on tanklad. Ja ma panen sinna peale klõpsti, et tanklad, mis toimub on see, et sealt kaardi pealt tulevad kõik need tanklad nii-öelda lähevad eledavaks või mõnel on lipukesed küljaks. Põhimõtteliselt koheselt on näha, kus kohas on tanklad selles linnas. Ja Jumal on sõnaga samamoodi, püha vaim teeb elavaks meile selle sõna. Kui me loeme seda siin ja erinevatest olukordades elus läbi minnes, mis toimub, on see, et ta nii-öelda need alad, mille suhtes ta meid kõnetada tahab, need asjad muutuvad väga, väga elavaks. Ja vahel, nagu ma alguses ütlen, miks inimesed nagu lugedes Piiblit ja ma kunagi sain kokku ühe noormehega, kes oli öelnud, et ma olen aastaid olnud Jumala juures, aga ta ei kõneta mind enam, milles asi on. Et kunagi ta tegi seda enam mitte, siis kindlasti on vaja vaadata inimesel, kuidas ta eluteerada on läinud, et Jumal võiks temaga rääkida. Aga üks asi, mis võib juhtuda, on see, et loetakse Piiblit kohustuse pärast ja tegelikult süda ei ole üldse avatud, et Jumal räägi minuga. Isegi inimene, kes ütleme, et ta ei ole selles mõttes usuinimene, ta võtab ja hakkab lugema seda ja avatud südamega järsku saab kõnetama teda. Selline huvitav see sõna on ja Jumala vaim teeb selle elavaks. Nii et julgustan meid, et ka uuel viisil, võib-olla selle 2021 lugema Jumala sõna väga avatud viisil. Seal on nii palju asju, kus kohas Jumal on mind ennast kinnitanud, rääkinud asju pere kohta, mõni küsib, kuidas ta on räägib, sest need, nagu ma enne ütlesin, need asjad muutuvad väga elavaks, on rääkinud asju meie tuleviku kohta, aga nii-öelda meeskonnana, et me võiksime kõik koos võidust võitu minna, usust usku minna, et me võiksime saada tugevamaks ja võiksime kätte saada need tõotused, millest me oleme aastaid tagasi kuulnud, sest Jumal on hea ja tema heldus kestab igavesti. Võib-olla sa oled siin kuulmas ja mõtled, et ma olen ka aastaid seda Piiblit vaadanud siin ja võib-olla 90-ndatel on väga palju Piiblit said välja jagatud. Ja mõtled, et on kuskil tolmu all mul ja tahaks ka lugeda seda niimoodi ja tahaks ka niimoodi, et see muutub elavaks.
huvitav lugu, et tahaks osa saada sellest ja sa mõtled, et mida selleks tegema peaks ja Jumala sõna ütleb väga selgelt, et isegi tänapäeval, kui Vana Testamenti inimesed loevad, nende südamete peal on kate, nad ei saa sellest aru, aga kui nende süda pöördub issanda poole, pöördub Kristuse poole, siis see kate eemaldatakse. Nõnda, et kui nad hakkavad nüüd seda sõna lugema, nad saavad aru. Seal oli apostel Paulus, kes oli variser, väga haritud mees, väga hästi tundis Jumala sõna. Ja kui ta pöördus Kristuse poole, oma südames pöördus Jumala poole, midagi toimus tema elus, see sõna, mida ta oli aastaid lugenud, see sõna, mida ta oli innukalt uurinud, järsku see muutus niivõrd elavaks temale, sest tema üle enamus Uuest Testamendist on selle mehe kirjutatud ja Jumal näitas talle asju. Nii et ütleb Jumal sõna isegi Efeslaste kirjas, et kui me loeme neid asju, mida ta on kirja pannud, siis see sama arusaamine tuleb meile. Aga see on küsimus, et kuidas ma siis võiksin pöörduda Kristuse poole. Rooma 10:9 ütleb nõnda, et sest kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on issand ja oma südames usud, et Jumal on tema surnust üles äratanud, siis sa saad õndsaks või päästetud. Sest südamega ustakse õiguseks, ent suuga tunnistatakse õndsuseks, sest kiri ütleb, ükski, kes temasse usub, ei jää häbisse. See on üks huvitav kirjakoht, täiesti teine kontekst, aga ma olen praktiseerinud seda kirjakohta vahel võib-olla keerulistes eluolukordades, kus kohas Salm 11 ütleb, ükski, kes usub, ei jää häbisse. Kui sa oled võib-olla praegusel hetkel mingisuguse eluolukorras, kus kohas sa mõtled teada, et kui see asi hästi ei lõppe, ma jään häbisse, siis sa võid öelda, et Jumal, ma tänan sind, ma usun sinu nimesse, ma ei jää häbisse. Apostel Peetrus ütles, see ei satu häbisse. Nii et tänu Jumalale, Jumal ei taha, et tema rahvas satuks häbisse, kui me praktiseerime oma usku. Aga korda minu järgi, kui sa oled seal praegu teisel pool kuulamas ja mõtled, et tead, ma tahan oma elu anda Jumalale, ma tahan sellest sõnast aru saada ja ma tahan, et see samane elav Jumal kõnetaks mind nõnda, nagu ma täna kuulsin, et see sõna oleks elav ja tõepoolest, kui ma näiteks hakkan õpetussõnasid lugema, paljud inimesed, kes on lihtsalt inimesed, kes ei ole isegi koguduse liikmed, ei ole usklikud nii-öelda, on hakanud lihtsalt praktiseerima neid asju, mis on õpetussõnades ja nad on näinud edu. See on samamoodi nagu vahet ei ole, kes sa oled, sa võid praktiseerida selles mõttes külvi lõikamise printsiipi, istutad seemne maha, vahet ei ole, väike laps võib seda teha, eakas inimene võib seda teha, näed, sügiseks kapsas olemas, toimib, mõlema jaoks toimib. Ja Jumala sõna ka, kui sa paned selle praktikasse, hakkad selle järgi elama, sa hakkab tootma seda vilja, mille kohta siin ütleb, et see hakkab tootma. Nii et ütleme, kallis taevan isa, ma tulen sinu ette Jeesuse nimel ja ma usun oma südames, et Jeesus tuli maa peale, suri minu pattude eest, et ma võiksin saada päästetud ja ma usun seda oma südames ja ma tunnistan seda oma suuga ja vastavalt sinu sõnale ma saan päästetud. Ja Jumal, ma tänan sind, anna mulle andeks minu patud ja puhasta mind oma vere läbi. Ma tänan sind, taevan isa, selle eest Jeesuse nimel. Ja kui sa oled inimene, sa oled Jumala oma, sa oled päästetud, aga sa mõtled, tead, mul ei ole seda püha vaimu, kellest ma siin täna kuulsin, kes võiks mind aidata nõnda, siis ma palun koos sinuga, paneme silmad kinni, Jumal tahab anda sulle oma vaimu. Kallis taevan isa, ma tänan sind, et need, kes seal on teisel pool ekraani praegu, kes on igatsenud tunda püha vaimu ja tuttavaks saada temaga. Me täname sind, et sa ütlesid, et püha vaim on hea and ja me võtame ta vastu Jeesuse nimel ja me täname sind, et see tunnusmärk on, et need inimesed, kes saavad täis püha vaimu, nad võivad hakata julgelt rääkima teisi keeli, see on üleloomulik keel, mille sa annad ja me täname sind selle eest. Kobrokediski mandekeme sokolofro ade eki amokonesta. Embrici di albando stocredi embrando stofrici ibrando kufneti. Maniti palista kugulusta kelifa. Mamaniti kamanita. Halleluuja. Ära siis vaata tagasi, vaata vaid edasi ja ära lase ennast tõmmata eemale uskmatuse vääri, vaid tule ususfääri, see on see koht, kus imed ja tunnustähed on sündimas ja need on valmis pandud sinu jaoks, et sa võiksid käia nendes julgesti. Ja ma usun, et see on sõna meile, et Jumal tahab, et me võiksime kogeda tunnustähti, et me võiksime näha imetegusi ja ma usun, et see on aeg praegusel hetkel selleks ajaks ja me oleme just sündinud selleks ajaks. Olge väga õnnistatud Jeesuse nimel. Amen.